Suurel reedel ma tõin siin selle kujundi nagu sellest kevadisest puust, mille juured on seal mulla pimeduses ja sügavuses. Ja see on nagu see koht, suure reede hetk, kus issand lüüakse risti ja asetatakse hauda. See haud oli ju ka tegelikult kingitus, hea inimese kingitus Joosep Arimaatiast. Ta tõi oma kõige parema, seal on öeldud, et see oli värskelt raiutud haud. Eile õhtul just uurisime natukene ühes seltskonnas juutide hauakombeid ja küsimus oli, et miks nad neid kive panevad haua peale. Siis ma tegin Google'i otsingu ja sealt esimene asi, mis tuli, et Alla Pugatšova ostis omale sinna Õlimäe veerule $120,000 eest väikse hauaplatsikese. Et ka igatsusega, et äkki kuskilt sealt on parem kord taeva minna. Võib-olla see viitab ka tema päritolule. Aga see küsimus on nagu teine, et kui me tuleme, see ristipuu, mille me siit, mis siin seisis meil terve paastu aja, ja mille võtsime suurel reedel meestega alla ja järgmine aasta, kui Jumal lubab, paneme uuesti üles. Et ta on nagu elupuu ja see elupuu juured on mulla sügavuses, kannatuses, surmas, elu vastuoludes ja nüüd hakkab see puu sirguma. Ja läheme kevadele vastu, vasti tulevad need õied ja kõigepealt lehed ja siis õied ja lõpuks keset sügist märkame ka viljasid ja lõpuks need viljad on kaunid ja maitsvad. Aga see võtab aega. Ja ülestõusmise sündmus ma loen nüüd selle tänase kirjakoha Johannese evangeeliumi järgi. See võtab aega. Ta ei ole nii valmis, nagu me üksteist täna tervitame, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Et nii nagu valmis ja ilus, vaid ta on võtnud meist kõigis aega, aga kuulakem. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu, ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja igirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi 2 valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja.
Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud, aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskel ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Aamen. Meie elus on üsna palju küsimusi. Suure neljapäeva õhtul, kui me olime siin koos ja mõtlesime selle, kuidas Jeesus oma jüngrite koos istus ja seadis selle leivamurdmise laua oma mälestuseks, siis oli nagu küsimus, mis seal lauas tõusis, et kes on see reetur. See reetur istus seal ühes teistega lauas, tal olid oma mõtted, ta oli juba oma 30 hõbeseeglit kätte saanud ja ta läks ja andis issand ära. Ja suurel reedel Kolgatal oli ka palju küsimusi. Inimesed küsisid, et no kui ta nüüd on Jumala poeg, nagu ta siin on kuulutatud, tema jüngrid on sellest nii rääkinud, kui ta on Messias, aga miks ta ei tule ja astu siis ristilt alla, miks ta seal sureb ja kannatab? See on ka meie elu küsimus väga niisugused traagiliste sündmuste juures, kus me ei näe nagu mõtet, mitte mingisugust mõtet, et miks ühe süütu inimesega või lapsega või mingi tohutu õnnetus on juhtunud. Sama küsimus, et kus on Jumal? Et see ahastuse sügavus, see juurestik, kuhu see kõik ulatub, see elupuu, on üsna karm ja isegi võiks ütelda julm. Ja nüüd ülestõusmise hommik, see algab nagu, võiksime ütelda, päris niisuguste tavaliste haua rituaalidega. Need südamest oma õpetajat armastavad naised tulevad nende õlide ja salvidega, et veel kord oma austust lahkunule avaldada. Me teeme seda lilledega ja toome küünlakese hauale ja mõtleme oma lähedastele, aga nendel oli siis selline teine komme. See võib väga pikalt kesta. Möödunud aastal suri mu naabri naine, tal on abikaasa, vana mees on alles, elab seal üksinda, tütar on Soomes tööl ja küsisin ka, et kas sul on, kas tütar tuleb ka pühadeks koju, ei saa tulla, ta on üksi, aga iga päev ma näen oma aknast seal, tal küünal põleb laua peal ja kord päevas ta käib oma abikaasa haual. Ja siiamaani, see on üle poole aasta on juba möödunud. Et see on ka pilt nagu sellest armastusest ja kokkukuuluvusest. See sama, mis oli nende naistegi südames siin. Nad tulevad seal hauale ja haud on tühi. Ja vaadake, see esimene ülestõusmise hommiku kogemus on, nagu ütelda, tühja jooksmine. Kui Maarja läheb tagasi ja räägib jüngritele Peetruse ja Johannesele, et vaat niisugune asi, haud on tühi, igasugused versioonid on üleval, kas valvurid on ära viinud või keegi on varastanud või mis nüüd on, et no täiesti sellised inimlikud argumendid, mis ikka sellises olukorras tekivad. Hüpoteesid, versioonid, teooriad, need National Geographic kanal on täis neid, ärge uskuge kõike, see on äri omaette, nad on väga osavad kõigi nende teooriate esitamisel. Samamoodi on ka sellel hommikul igasugused teooriad on üleval. Ka jüngrite ja ka nende naiste südames. Haud on tühi.
seletust ei ole. Ja vaadake, nüüd juhtub midagi, mis ma hakkasin veel eile korraks mõtlema selle üle, mis on väga tähendusrikas. Et selles küsimuste rohkes õhkkonnas hakkavad 2 jüngrit kiirustama ja jooksma auale. Ja siin on kohe lausa öeldud, et üks on teisest kiirem. Et ikkagi Johannes oli kiirem Peetrusest. Need mõlemad jüngrid klassikalises sellises piibli tõlgenduses nad kehastavad endas 2 tüüpi. Meeste maailmast, koguduse maailmast ja need 2 tüüpi on Peetrus, temale oli issand ütlenud, et sina oled see kalju alus kogudusele, sellest lähtuvalt siiamaani suur Rooma katoliik kirik peabki seda nagu institutsionaalselt ainsaks ja õigeks, jätame selle kõrvale. Aga Peetrus iseenesest kehastab seda organisaatorit, seda, kes alati ütleb, mis tuleb teha ja kellele teised jüngrid järgnevad. Ta on julge ja vahest ka arg, salgab ka omamoodi kiusatuse hetkel issandat, aga ta on esindab sellist tugevat, institutsionaalset issanda õpilast. Ka Kristuse koguduses alati on niisuguseid tugevaid organisaatoreid ja kui sa oled ka pastor, siis sa võid olla nõrk või tugev või haige või mis sa oled, aga üks on selge, et sa ei tohi seda vastutust niimoodi jätta, et keegi teeb selle asja kuidagi ära. Või kui sa oled oma kodus, sina oled kodu peremees, isa, siis ei ole niimoodi, et ehk lapsed kuidagi saavad oma organiseeruvad iseenesest, vaid keegi peab seal ütlema, et nüüd me lähme sinna, teeme seda, teeme need plaanid, räägime muidugi läbi, aga laevas üks kapten peab olema. Vaat Peetrus on, aga Johannes, tema kehastab sellist karismaatilist. Ta on armastuse jüngris, tema on täis prohveti kuulutusi, tema evangeeliumgi lendab nii kõrgele, et meil on vahest tunne, et me ei saa enam aru päris, millest ta räägib. Kuulsime just alguses siin lektsioonina täna. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Annab mõtelda. Aga Johannes on kiirem. Need karismaatikud on alati koguduses ka kiiremad. Aga nüüd see, mis siin lõpeb, aga mõlemad jooksevad tühja. Nad jõuavad välja tühja auani. Et me vahest mõtleme, et kumb on nüüd tähtsam koguduses? Kas see kõva korra ja institutsiooni kandja, juhatuse esimees pastori järgi, kes peaks jälgima, et kõik on põhikirja järgselt tehtud ja riigi ees kõik kohustused on täidetud ja kord majas. Või on need karismaatikud, keda kunagi ei tea täpselt, kus see tuul puhub ja mida nad välja ütlevad meile. Karismaatik Johannes on kiirem, aga auda astub esimesena Peetrus. Aga aud on tühi. Meil võib olla arvestusi, isegi selliseid vaimulikke arvestusi, vennad ja õed, aga nad on tühjad, auad, kui issand ise ei ilmu. Me olime seal Suurreede õhtul koos meestega, iga mees rääkis oma lugu. Kas lähemast 6 kuust või pikemast perioodist. Ja see on lausa niisugune hämmastav, et kuidas issand ilmub ka kõige erinevates kohtades ja kõneleb ja ootamatult. Et see ei ole nii, et nagu öeldakse, et näidendis, et kui püss on seina peal laval, et siis ükskord tuleb pauk ka. Siin on nii, et ei ole püssi ka seina peal. Aud on tühi. Aga issand ilmub. Ja ta ilmub nii äkki ja ootamatult, et panite tähele Maaria isegi, ta räägib nagu üle õla. Kus see on? Ja arvab, et see, kes tema selja taga on aednud,
ta ei tunne nagu ära, enne kui nimepidi läheb Maarja. Issand ütleb Maarja ja siis korraga häälest ta tunneb ära ja pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles Rabuni, see tähendab õpetaja. See on, vennad ja õed, nii ootamatu meie elus, kus kohast ja millal Issand korraga meid kõnetab ja kõnetab nimepidi. Võib-olla täna hommikul, võib-olla homme hommikul, võib-olla see oli eile. Tuleta meelde, millal see hetk oli. Mul oli ka seal Lihulas üks selline valgustuse hetk, et kuna ma kirikute nõukogus aastaid olen ka juhatuses olnud, nüüd praegu mitte, ja me oleme alati neid rahasi jaganud, mis ka riik eraldab nagu kirikute toetuseks ja eriti seal on teatud valdkonnad, ehitused aga üks projekt, millega on alati meil olnud niisugune sisemiselt kahe vahel. See on rahvusvaheline meremeeste ühing nõuab seda, et kõik sertifitseeritud sadamad, mis on rahvusvahelise sertifikaadiga, et neil oleks meremeeste nagu missiooni kodu. Ja see tavaliselt moodustub niimoodi, et seal on üks palveruum või kabel, puhkeruum, kus meremehed saavad sadames puhata, et nad ei pea kogu aeg laevas olema, kui laeva laaditakse, ja siis seal keegi on, kes nendega tegeleb. Ja Muuga sadamas on ka selline. Ja me iga aasta eraldame sinna ikkagi sellest rahast päris suure summa, ma ei oskagi isegi praegu ütelda, aga see on kuskil 70-80 000 kindlasti ja siis sadam omakorda maksab ka osakulusi, et seda ülal pidada. Ja kui sinna minna, me oleme seal ka olnud, oma istungid pidanud, seal on väga ilus kabel on, seal on ilus puhkeruum ja siis on üks asi, mis meis kõigis tekitab sellise kohmetuse. Ja see on nimelt baar. Et selline kõige ehtsam niisugune baar, kus on õlled ja kõik need asjad. Ja meile on seda alati seal nii seletatud, et on parem, kui mehed tulevad laevast, sest neil on ka erinevad arusaamised kõigi nende asjade suhtes, et nad seal saavad puhata, seal saavad olla, et nad ei vaivu laiali mööda linna kõrtsidesse ja veel halvematesse kohtadesse. Aga see on ikka tekitanud minus, kui see hetk on, kus tuleb seda raha ütelda, et kas jah või ei, ja kui suur summa mingisugust segadust. Ja seal Lihulas oli niisugune selgushetk, kus üks vend, kes tuleb sel aastal ka, tahab ristimisele tulla meie kogudusse, kes on oma otsused teinud, kus ta tunnistab ja ütles, et tema oma esimese kogemuse, sellise Jumala leidmise, sai ühe sellise meremeeste kodu kaudu. Tänu sellele, sest ta on laevakukk. Issand, sina ilmud imelikes kohtades, isegi seal meremeeste kodus, kus kõik ei ole nii, nagu mina ette kujutleksin. Ja sellel hommikul Maarja, ta kohtas oma õpetajat ja siin oli öeldud üks asi, et aga ära puutu, pärast ju teises kohas, kui Tooma lugu on, mida me ühel teisel pühapäeval veel uurime koos, kus see kõige kahtlejam jünger ka jõuab Jeesuseni, ülestõusti Jeesuseni välja. Siis Jeesus lausa ütleb, et puuduta mind, et siin on haavad ja vaata, mina olen see. Aga siin Maarjale ütleb, et ei, ära puuduta, ta on kirgastatud ihus. Ja selles kirgastatud ihus, mis jüngritel on veel 40 päeva jooksul nähtav, pärast võetakse ka see ära, jääb ainult püha vaimu tõotus ja püha vaim, mitte ainult tõotusena, vaid reaalselt, kes elabki meis, kes rõõmustabki meid, kes meid on ka täna siia kokku toonud, laulma, palvetama pannud. See ei ole ainult meie tahe, vaid see on ka üks osa püha vaimu tööst meis.
Ja issand ütleb, et ära veel puuduta. Ma lähen üles oma isa juurde ja tee isa ning oma Jumala ja tee Jumala juurde. Ja ühes teises kohas ta ütleb, ma kisun teidki, ma tõstan teidki kaasa. Ta läheb ette, et meidki sinna viia, et see ülestõusmise tee, see on nagu seotud ühe ülestõusmise jõud, see nagu kisub meid nagu selles elupuus, nagu see mahl nagu kistakse latva sellest maa tumedast ollusest. Kui nüüd hommik oli ja te vaatasite seda, kuidas puude all on, kõik on lumine, aga need puude, see juurestik, kus on kõige üleval, seal ei ole lund, vaid seal on nagu niisugune, sa vaatad peale, tunnetad, et kuidas see soojus seal pakitseb. Et üks asi on see, et need puude võra nagu on kaitsnud seda puu otsest alust nagu selle lume eest, aga tegelikult on näha, kuidas seal vahetus läheduses ka see juba voolav soojus juba sulatab seda lund. Ja nii samamoodi on ülestõusmise hommikul ka, need on esimesed arglikud kohtumised issandaga, kuidas nad just on, aga me nagu tajume, kuidas need kohtumised, kuidas need mahlad juba pakitsevad, see ei ole mingisugune valmis usutunnistus, mis on meil ka siin 200 pärast alles saab valmis. Kui kristlased võtavad kõik nii otse sõnadesse ja katsuvad lühidalt ja loogiliselt esitada kõik oma usupunktid. Aga sinnamaani on niisugune elav issanda ligiolu kõige oodatud ja ootamatutest kohtades. Ja see kõik kõneleb sellest ennast ohverdava Jumala poja armastuse väest, mis ei jää haua sügavusse, vaid isa äratab selle üles, muudab selle uueks eluks, nagu Jeesus ütles, kui nisuiva ei lange mullasse, siis ta ei saa vilja kanda. See kõik on meie silme all, mälestustes, meie lauludes toimunud ja toimub veel meie elus. Aga kui me nüüd tuleme taas oma reaalelu juurde, andke andeks, kui ma midagi kordan, aga see on nagu vajalik. Et eriti, kui me täiesti lootusetute olukordadega seisame silmitsi. Et kui on vähem lootusetud, nagu õde tunnistas, et on tavaline, et siis me isegi tekib see küsimus, et aga minul nii drastilist asja ei ole juhtunud. See ei ole nagu minu teema. Ja ma arvan, et väga paljud noored inimesed, see on, aitäh Julia, et sa seda esile tõid. Ma töötan koolis, kus enamus noori nii arvabki, et niisugused asjad neid ei puuduta. Aga vahel puudutavad. Ja ma olen siin ka varem rääkinud, aasta tagasi, vaiksel laupäeval ma käisin Pärnu haiglas vaatamas oma kolleegi poega, kes nüüd oleks siis, lõpetaks 9. klassi õieti. Ja Mats on ta nimi ja temaga juhtus siis see, et ta on sünnipärane südamerike ja mitu korda hoogu käis üle, kus ta kaotas teadvuse, aga ikkagi nagu päästeti ja taastati aga ükskord juhtus siin samas, siin Salomi kaupluse ees, bussis see, et süda jäi seisma, reisijad tõstsid ta välja, kutsuti kiirabi, aga kiirabi tuli umbes 20 minuti pärast. Õde Ülle praktiliselt nägi seal seda. Ja see, saate ise aru, kui ajus enam verevarustust ei ole, siis on kõik. Ja ta oli pool aastat koomas, lihtsalt kunstlikult toiti nende aparaatide all. Kui ma möödunud aastal käisin teda vaatamas, siis ta oligi seal koomaseisundis, aparaatide all, lihased täiesti kärbuvad, kõik kaob täiesti, surmanägu seal ei ole midagi, ainult isa ja ema
väga tubli inimene. Ta siis paitas teda ja silitas, ütles, Mats, ja sa kuuled meid ja sa kõik nii. Väga suure armastusega, see oli midagi ületamatut. Ja lõpuks mina ütlesin, et ma olen ka, et mul on siin võidmise õli kaasas ja võiame ka ja palvetame ja et see on, mis mina oskan parimat teha. Ja me palvetasime, võitsime õliga ja tulin mina sealt ära, ei minul ei olnud lootust ega usku. Need on olukorrad reaalselt. Ja 2 nädala pärast siiski see Mats ärkas üles. Öösel esimesed sõnad, mis ta põetele ütles, olid, et ma ei taha üksi olla. Ja nii ta hakkas siis elama. Aga see on väga raske elu olnud, sest seal on jätkuvalt operatsioone. Sest kui need lihased ei ole pool aastat liikunud, kui te olete mõned nädaladki voodis olnud, siis te saate aru, mis on. Aga nad on täiesti nii, et oli vaja järjest operatsioone teha, et uuesti lahti lõigata kõik need kangestunud. Nüüd on need operatsioonid läbi. Ma käisin eile uuesti vaatamas. Ta on kodus, ratastoolis ja räägib. Aga räägib, ütleme, te Keiti tunnete noortegrupist, eks ole, et Keit räägib ka niimoodi aeglaselt aga ta räägib 2 korda veel aeglasemalt, aga hääletoon ja kõik on sama nii raskesti artikuleeritav. Ja mis on ta küsimus, et ema, kas mina ka saan rattaga hakata sõitma? Ema ütleb, et kindlasti saad. Ja mina ütlesin, et meil koguduses noorte hulgas on seal, oli üks ka ja tema sõidab rattaga. Ja 3-rattalisega. Ja ikka pikad teekonnad. Et on võimalik küll. Meil oli seal mitmeid jutuajamisi. Enne kui ma ära tulin, ma ütlesin, ma teen, ta läheb nüüd 8 nädalaks Haapsalu sinna taastusravisse ja siis ta tahab väga saada Saaremaale vanaisa ja vanaema juurde. See on tema teotatud maa, et seal kõik hakkab juhtuma. Võib-olla juhtubki, aga sa märkad, kuidas see, kui aeglaselt, kuidas sa peadki ütlema noorele inimesele, et Mats, sa oled kõige tublim, aga see võtab aega. Ma tulen sind aasta pärast vaatama. See ei lähe nii kiiresti, aga see tuleb. Ja ema usub ja isa usub ja see on koos nagu kõik üks selline pilt. Ja ma ütlesin, me oleme teinud ka palveid ja meestega tegime palveid ja ema ütleb, et ma tunnen, et kõik head mõtted on kasulikud. Et võib-olla me ei saa aru ühtemoodi palvest või kui inimesed mõtlevad häid mõtted meist, et see on kõik kasulik. Kuidas miks ma seda räägin, et see on ka nagu üks reaalelust pilt sellest, kuidas see usk säilib ka kõige raskemas olukorras, ka täiesti tühjas, auas ja ta ilmub ja muutub nähtavaks. Ja siis on üks ainus väikene märk, see Mats Kosta korraga liigutab oma kätt niimoodi ja nihutab oma prillid õige koha peale. Ja ma vaatasin, panin tähele, ema ütleb, et Mats, sa ei ole mitte kunagi seda teinud veel. Et kas sa oled varjanud seda meie eest? Ja see oli selle päeva kõige suurem ime, et see käsi liikus siia nii ja lükkas prillid õige koha peale. Vennad ja õed, see usk meis, me oleme harjunud võib-olla siin palvemajas rääkima niisugustest väga äkilistest asjadest, et tuli kohe, sündis ülevalt, kõik oli puhas, plats, kui ei sündinud, oli vale värk. Lähme edasi teemaga. Aga kui me lähme evangeeliumi juurde, siis see kõik vajas kannatlust nende naiste juures, nende jüngrite juures, ei oleks meid siin olnud, kui issandal ei oleks olnud nii palju kannatlikkust ja armastust ja headust
ja kui meil seda üksteise jaoks on siin, siis Jumala au ja tema kogudus ja Kristuse ihu maa peal kasvab. Ja kui ei ole, siis me kärbume, siis me vajume nagu tagasi sinna hauatühjusesse. Issand ei ole seal hauas, ükskõik kui kiiresti me ei jookseks, ükskõik mis suunas, kui häid kirikuid me ei ehitaks, kui häid organisatsioone me ei looks, kui võimsaid prohveti kuulutusi me ei kuulutaks. Issand on nendega, keda ta otsib Emmause teel ülemises toas oma õpilastega, ütleb rahu olgu teile. Ja ütlen minagi, rahu olgu teile ja Issand olgu meie juures. Aamen.